Tere Jaak, sa oled nüüd kohale tulnud Tallinnasse väga kaugelt USA-st, Connecticutist. Ja sa tulid siia rahvusvahelisele konverentsile, mis on seotud suurpõgenemisega ja meie. Ja see pealkiri juba iseenesest näitab, et me püüame ühenduda siin nii Eestit ühel pool kui teisel pool, mis oli võõrvõimu poolt lahku löödud. Aga minu küsimus oleks, et mis tähendus sinu jaoks on, kui Eestis toimuvad niisugused üritused, mida me teeme juba tegelikult 5. aastat. Kuigi ta on online'is ka olemas, aga kui sa tuled kohale, siis on hoopis teine asi. Missugune tähendus sinu jaoks sellel on? Mul see oli väga nagu haarab ja läks südamesse terve see konverentsile. Ja ma õppisin palju ja mul nii hea meel, et sain osaleda. Suur tänu, et kutsusid mind. Aga miks sa selle vastu võtsid, siis räägi äkki sellest, et mis oli see põhjus? Kui sa helistasid mulle, ma silmapilkselt ütlesin jah. Jaa, ma mäletan seda. Ja et sellepärast, et aga mis see põhjus oli? See on mul nii südames terve see asi. Ja eile, kui ma pidasin kõne, siis ma avaldasin seda, kui sügavalt see on mul südames. Jaa, see on tõesti jah. Ja nagu me märkasime eile, mida sa eriti esile tõstaksid eilsest konverentsist ja sellest õhtust, näiteks meil oli ju veel teabetahvli avamine, kus on näidatud, et muidu keegi ei tea, mis kivi see on, minna ei taha, kui teada ei saa, aga me ei tea, mis siis oli. Aga seal oli siis teabetahvel, mis on 2 keeles nüüd välja pandud ja teine oli siis see näidend, et missugused arvamused sul nende ürituste kohta on? Me olime seal tahvli avamisel, aga mul olid teised asjad ees, nii et ma ei saanud sinna etendusse. Nii et ma ei jõudnud sinna kahjuks. Aga teabetahvel? Ja see oli küll väga ja ÜRK tegi selle, see on väga tähtis. Aga nüüd küsin hoopis teistmoodi. Miks sa arvad, et see üldse on tähtis, et me teeme siin juba 5. aastast mingit selgitustööd, et Eestis, miks sa arvad, et see oleks üldse tähtis näidata nüüd seda suurpõgenemist ja seda lugu? Lihtsalt see toonitab tähtsust ülemaailmse nagu Eesti nagu kogukonda, mis on seda väsimatu vabadusvõitlust Eesti eest hoidnud 100 aastat ja seda me oleme teinud seal nii sihikindlalt. Ameerika on demokraatia, iga 4 või 8 aasta tagant on uus president, uus valitsus ja kongress kõige suurem, üle 400 liiget, nad iga 2 aasta pärast on uued. Nii et me peame iga kord koputama nende töökabineti uste peale ja jälle teeme loobitööd. Siis järsku tuleb uued, siis jälle teeme. Ja see on kestnud juba aastakümneid ja ma olen ise käinud nende töökabinettides, rääkinud nendega. Eriti NATO, see oli väga raske, sest nad olid nii skeptilised. Esialgu, meie ärito venelasid, ma ütlesin, et kui me ei tee seda, tangid tulevad jälle läbi Eesti ja Baltikumi, et peame seda tegema. Ma ütlesin neile silma seda. Aga kas Eesti inimene teab seda üldse, mida on tehtud seal väljas, et praegu siin ei ole isegi lehes, ei ole mitte midagi. Me nägime, täna vaatasin Postimehe läbi, et äkki mingigi kasvõi väike sõna, et oli konverents välis-Eesti teemal. Ei ole ühtegi rida. Ja ma ei saa midagi selle jaoks teha, aga et ma tulin siia ja püüdsin teha oma parima. See on seda, ma proovisin teha ja nagu ma rõhutasin kõnes ka, et see on hädavajalik Eesti julgeoleku suhtes. Ja see asi ei ole minevik, see on nüüd, et see võib-olla päästab meid Ukraina saatusest. Jah, muidugi otsitakse neid vahendeid. Aga mis siiski, mida sa soovitaksid või mida sa ütleksid, et kas seda peab üldse jätkama? Kas Eesti rahval on seda vaja siin kodus? On. Et miks on vaja? Miks sa arvad? Sellepärast ma nii austan ja hindan, mida sina teed. See on vajalik, et inimesed, kes on nagu, mõtlevad inimesed, kes teavad, mis on toimumas maailmas, nemad kuulevad seda küll, kui ikka
pidevalt rõhutad seda ja see on mitu aastat seda teinud. Ja ma olen internetis jälginud neid eelmisi ja kõiki, nii et ma arvan, et see on väga tähtis. Et kui pidevalt teed seda, siis järsku tuleb midagi. Kui ma olin tead see postdoctoral fellow Yale'i ülikooli teaduskonnas, ma ikka ajasin Eesti asju ja doktor Strauss ja doktor Slents, kellega nad ütlesid inglise keeles mulle, ja let go of this Estonian thing, work on your scholarly career, it's never gonna get free, give it up, aga ma tegin edasi, et niist, see peab olema mentaliteet, et kunagi me ei anna alla. Nii et sa arvad, et peaks jätkama ikkagi väljaspoolt, sest ega mina ka ei ela Eestis juba 42 aastat ja 2000 kilomeetri kauguselt on raske, aga mul on muidugi olemas oma abiline, ja ka kes minuga kõiki asju arutab, Evelin Senek, kes on siis Eestis õnneks ja seda aitab nüüd just kaasa igasugused asjad. Aga kui nüüd võtta välja see, et mis tähendus oleks sulle siis, kui niisugune tähtpäev ja kui vajalik see tähtpäev oleks Eestile, mis sa arvad? Ja kui oleks lipud ka, see on lipupäev ka, et siis tuletab iga ühele meelde, mis see mis Eesti rahvaga juhtus. Ja mis see päev tähendab. Ja kui sa sõidad autos, näed lippu, siis järsku tuleb jälle see. Nii et ma arvan, et ikka pidevalt seda teha. Ja tegelikult on nagu niisugune väga aktiivne tuumik vaja. Ja ma arvan, et see on tekkimas. Et vaata, saal oli täis rahvast. See on meie toimkond, eks ju, teeb EKN-ist, eks ju, ja siin on teine on Tammepuu Eesti klubi, kes seda toetab siis, eks ju. Et ega meil muud nagu tuge ei ole, kuigi viimasel ajal on meil tulnud ka koostööpartnerid, kust me saame vähemalt seda mõttetoetust. Et ma ei ütle midagi muud, aga see mõttetoetus on tähtis, meiega on koostööd teinud nüüd ennem okupatsioonide muuseum Vabamu ja nad teevad edasi. Siis nüüd tuli juurde muidugi Riigikogu, et meil on ka väga hea meel, et Riigikogu Välis-Eesti toetusrühm on aidanud meil konverentsisaali leida ja seda esile tõsta. Ja käesoleval aastal oli ka kõige suurem nagu üritus, mis on olnud nüüd. Aga siis ma tahtsin veel küsida, et kas sa arvad, et see nimi eile just sealt vilksatas läbi, et paneelis osa ütlesid, et see päev peaks jääma suurpõgenemine 1944 19. septembril ja osa arvas, et jah, et 19. september ehk jah, aga et see nimetus ei sobi. Mäletad, seal tuli ka see välja. Et mis sa arvad sellest, et kas peab muutma nime? Mis ta on olnud nüüd 50 aastat, üle 50 aasta, sest suurpõgenemine või masspõgenemine. Meil ei ole räägitud masspõgenemine, meil on räägitud ikka suurpõgenemine. Ja inimesed nagu teavad, kui sa ütled ainult suurpõgenemine, siis nad teavad, millega on tegemist. Aga siin on mitmeid asju, mis nagu ei taheta nagu seda nagu eriti nimetada. Et mis sa arvad, et kas on mingit muud vajadust või peaksime ikkagi seda edasi ajama? Minu meelest see sobib täitsa hästi. Aga inglise keeles, kui hakkasin kirjutama seda great migration, siis on nagu vaata, siis on mass, sest see ei lähe hästi, ei klapi inglise keeles. Aga minu meelest see seletab ära, mis juhtus ja see on kõige parem. Jah, et mis juhtus, eks ju, et näiteks siin on ju olemas küüditamispäev, on tehtud leinapäeva. Aga ta ei ütle sulle ju midagi, mis leinapäev see siis on. Ma tean, et ma ise imestusin, kui vaatasin kalendrisse, et seal on leinapäev. Miks leinapäev? See on ju küüditamise päev. Et siis ma tean, mis see toimus. No üks on veel küüditamispäev, mis ei ole ka kalendris muide. On märtsikuuma, et see on, et siis arvatakse, et liiga palju kurbipäeva, aga see on olnud meie ajalugu. See ei ole kurb, see on tegelikult ju hästi lõppenud, kui vaadata, et see kõik see küüditamine, kõik see Eesti rahvas on sellele, väike Eesti rahvas on vastu pidanud. Ja väljaspoolt on nii palju tuge tulnud, et kõik need asjad, kas Eesti oleks suutnud ennast lausa nii väljapool nii teadvaks teha, mul tekivad kahtlused, sest tõesti väljapool olev
Balti riikide ühtsus, mis seekord oli ju meie konverentsi üks ka eesmärk, et Läti ja Leedu, neil oli ju sama saatus. Kolm väikest riiki, väikest rahvast. Ja meil on koostöö olnud aastaid lätlaste ja leedulastega, sest et asi on see, et kongressmehed eriti, kui nemad peavad iga teine aasta jälle kandideerima ja valimisest läbi minema. Kui ma lähen sinna, et no meil on 200 eestlast Connecticutist, nad vaatavad mulle näkku, aga kui me läksime sinna leedulastega ja lätlastega, me ütlesime, et meil on 200 000 siin Connecticutis ja siis nad juba pani tähele, et see oli väga tähtis, et me tegime koostööd. Ja seda me tegime mitukümmend aastat koos, sest et me oleme nii väike grupp, et keegi ei tee meist välja üldse. No, see väiksus ongi huvitav, tegelikult võib-olla ei osatagi vaadata, mis on tähtis ja mis on väike, et nähtavasti siis väikestel rahvastel on ikka väga raske. On küll, sest et nende tegelikult, mis nende kõige tähtsam asi, et saaks tagasi valitud. Ja kui on 200 000, kes hääletavad või 200, see on suur vahe. Ja seesama võib-olla siis ka räägitakse, ei ületa, Eesti meedia on tihti öelnud, et ei ületa uudisekünnist, et ennem huvistab neid Afganistanis toimub. Nüüd oli loomulikult ka muid asju, teemasid üleval. Aga kui ma vaatasin neid väiksemaid teemasid, siis kuidas ületavad need selle praegu, mis toimub, kui 200 000 väliseestlast on väljas ja ta ei ületa künnist. Et see on minu jaoks täiesti arusaamatu praegu. Aga kui me pidevalt oleme truuks selle eesmärgile, äkki tuleb midagi sellest, nii nagu kõik ütlesid mulle, et jäta seda Eesti asja. Ja, et jäta see Eesti asja. Kuidas see saab jätta, eks ju, see on sees, eks täpselt. Et seda on väga raske jätta. Ja seda ma ütlesin ka kõnes, et olla truuks oma põhiväärtustele ja identiteedide. See oli mu kõne selle. Aga siis huvitaks mind võib-olla veel, et mis siin kõige rohkem nagu üllatas või meeldivalt üllatas selles kogu selles asjaajamises või ütleme nüüd ka konverentsi asjas või mingi kõne või ükskõik mis sulle nagu tundus väga huvitav või väga ootamatu? Mulle meeldis, et tase oli kõrge, see oli nagu teaduslik ettekanne ja samas oli see väga südamlik ja kõik. Ja ma arvan, et see oli just paras, see on liiga kuiv teaduslik, aga see on lihtsalt tead inimeste nagu elamused või midagi või kogemused. Nii et minu meelest see oli väga hästi koostatud. Jaak, suur tänu, need olid väga head sõnad. Ja loodame siis, et me suudame jätkata sellega. Nii küll. Ja et me jõuame selleni, et tähtpäev on sisse pandud. Ja loomulikult siis ka mälestusmärk, mis on ka siiani. Täpselt ja suur tänu sinu panuse eest. Sulle ka suur tänu, et tulid. Aitäh.